nii naljakas, et kuna ma panin enne salvestama, siis mõtlesingi, et panen salvestama ja tulen tuppa. Aga ma ei tulnud absoluutselt isegi selle peale, et sa võiks vaadata jalkat. Mis värk sellega on, et mingit sugust nagu võistleva spordi jälgimiskihku minus nagu üldse ei ole, aga sinus on täiega. Mitte ei teagi. Ma arvan, et minus on väga palju mingit võistlusjanu olnud kogu aeg. Ma arvan, et see vist kuidagi on tulnud sellest, et väiksena kuidagi sellised spordiga seotud võidud tulid hästi kergelt kätte. Ja noh, tõenäoliselt siuke mingi lihtne nauding. Ja samas olen nüüd püüdnud hakata aru saama, et kuidas see kandub üle minu muusse tegevusse, kui ma enam nagu ise sporti nii tihti ei harrasta. Või nagu, et võistlusspordiga ei tegele ja siis vist oskan kaasa elada ja kogu sellele draamale seal võistlusplatsil. Kuigi nagu kui ma satun täiesti juhuslikult nägema võrkpallivõistluseid, siis mul tuleb kohe kehamällu nagu kõik jutud ja ma olen ka, võin isegi diivanil püsti hüpata ja mingi, ma ei tea, hakkan kohe strateegiliselt mõtlema, et nii kohe tuleb Ani 3 pealt. No praegu ka just, et kui ma seda jalgaturniirimängu Itaalia-Belgia vahel vaatasin, siis seal üks Itaalia mees vigastas oma tagareid tõenäoliselt väga sarnasel moel, nagu on minul juhtunud korduvalt. Ja et noh, väga siuksed mingid otsesed mälestused ja mingid mälupildid, mis on nagu nii ärksad, nii positiivsel kui negatiivsel moel, et kõik see kuidagi siiski tekitab mingit tugevat tunnet, jah. Kuna me pidime mere äärest ära pöörama, sest tuul pühib mikrofoni, siis mis sa arvad, kas me siit selle heinamaa äärest saame sealt tagant majade kaudu kuidagi Pärtlimäe ringiga kõndida või? Proovime. Võiks me siit siipalt teha. Näeme, jah. Ühesõnaga, kui nüüd kuulajad, ma tean, te olete aru saanud, te olete näinud saate pealkirja ja kõik. Mul on täna külas minu vend ja mingis mõttes ongi külas, sellepärast, et see on tükk aega välismaal olnud, elanud välismaal, siis vahepeal korraks nägu näidanud ja nüüd nii-öelda muude huvide tegemiste asjus olnud välismaal ja korraks meie armsa vanaema juubelil. Nii et mingis mõttes külas, mingis mõttes kodus. Et tere venna, tere tulemast koju. Mõtlesin, et pole ammu rääkinud, et siis räägime kõik nagu südamelt ära, aga ühtlasi salvestame ja jagame kogu Eesti rahvaga. Mis hea võimalus. Aga jaa, aitäh, et sa ütlesid ja siis niimoodi hakkame siis vaatama, kust meil see siin läheb, aga alustaks seda osa siis egoistliku küsimusega, et mis su esimene mälestus seoses minuga on? Wow. No ütleme nüüd esimene mõte, mis pähe tuli, on mingi sihuke moment, kus sa tulid mulle lasteaeda järele. Ja ma tõesti, ma ei tea isegi, kas ma olen seda sulle öelnud, aga et mul on sihuke mälestus sellest, kus ma võib-olla ei tahtnud koju minna või ei teinud seda piisavalt kiiresti või. Ja siis äkki ma näitasin sulle
keskmist sörve või midagi. Et ma nagu lonkisin kuidagi su järel, siis ma arvasin, et sa nagu ei pane tähele või midagi. Ja siis sa nagu vist ikkagi panid tähele ja siis ma mingi veits olin ehmunud midagi. Ja ma ei ole päris kindel, kas ma üldse midagi tegelikult teadsin, et see tähendab, aga et ma teadsin, et see on midagi siukest, et kui sa oled nagu pahane kellegi peale või midagi, et siis näidatakse nii. Ootamatu. Et võib-olla ma nagu, ma võtsin nagu nime vältida mainimast praegu mingeid momente, mida ma tean, et on ainult fotode järgi minu mälupildis. Jaa. Jah. Vau, me oleme umbes nabani heina sisse sattunud. Issand, rauirohi õitseb. Esimest korda näen. Siin oli kunagi kartulipõld. Ma olen siin niimoodi rohinud, et see vao ots virvendas ja öeldi, et enne ujuma ei saa, kui on lõpuni rohitud. Et me oleme siin Mahu külas. Kas astud natuke ees, ma olen plätudel. Yeah. Me oleme siin Mahu külas ja tõesti oleme siin oma lapsepõlve veetnud. Kuule, ma lubasin sulle enne, et ma tahaksin rääkida tegelikult mingis osas, suures osas sellest, mida sa teed või kes sa nii-öelda, ma ei tea, ameti või elukutse või siis mingi kutsumuse poolest oled. Et ma tegelikult ei teagi, kuidas sa täna ennast ise nagu nimetad, aga nagu loomulikult ma tean, et sa oled õppinud graafilist disaini ja et sa oled tüposiko. Et sa oled, kas see sõna on tüpograaf eesti keeles või? Ja sa võid ka nii öelda, et... Võib öelda ka tähetark või? Tähedisainer. Jaa, tähedisainer. Paljude jaoks siuke võluv ametinimetus. Jaa, nii et mu võluv vend on tähedisainer ja kuidagi oma väikseid sugulasi siin vaadates ka ja tuttavate lapsi vaadates, et kuidagi paljud on siukses eas, et tahavad rääkida sellest, et mida kuhu õppima minna. Ja siis ma vaatasin oma venda ja mõtlesin, et issand, et räägiks Aimuriga. Ja me oleme jõudnud siia naabrite juurde. Kas sa mäletad, et see kuuseekk oli väga palju madalam kunagi? Ma vist tajun seda... Teistmoodi, meil on vanusevahe, on ju? Ikkagi vähem, jah. Jah, sest et mina ikka mäletan, kui see peaaegu et istutati. Ja natukene on nagu siuke tunne, nagu oleks õunaraksus või midagi. Kell on südaöö läbi ja me hiilime naabrite aias, sest et me tahtsime leida tuulevaba teed. Aga siis tähedisainer. Ja. Kui sa nüüd uuesti mõtled lapsepõlve, siis mis see esimene hetk on, kus sa kuidagi märkasid suuremat huvi graafilise disaini kui sellise või tähtede vastu? See jääb kindlasti põhikooli. Ja ma arvan, et ma hakkasin kuskil koolis kuulma midagi sellist asjast nagu allkiri või siis nagu mingisugune näiteks mingi graffiti tag või midagi. Samas nagu graffitit meil Kundas väikelinnas ma ei teadnud, et keegi oleks harrastanud meisterlikult või midagi üldse. Sama. Aga et kuskilt tuli see sisend, et ma peakski enda mingisuguse tagi välja mõtlema. Ja siis see tähendas seda, et tuleb hakata tähtedega kuidagi vigurdama. Kuidagi mingit loogilisi ühendusviise otsima. Et mis mu nime, milline potentsiaal mu enda nimes on. Ja kuidagi kukkus välja nii, et minu silmis kõik minu nimes olevad tähed just selles konkreetses järjekorras kuidagi väga orgaaniliselt sobivad üksteise kõrvale sidudes. Ma ei saa teile siin praegu seda tagi näidata, aga toda tagi, mis ma siis kuskil põhikoolis välja mõtlesin, kasutan ma siiamaani, et
et kui kuskil tuleb isu ennast tänaval märgistada, et mitte midagi ei ole selles muutunud ja et ma arvan, et see on mingi sihuke esimene moment. Ja samas, kui võiks öelda, et neid momente on nagu mitu. Umbes samasse aega jääb ka see, kui ema töötas endiselt veel katlamajas Kundas. Ja seal oli üks arvuti. Laboris või? Isegi mitte laboris, aga siis enam ei olnud seda suurt katlamaja hoonet alles, vaid mingis väikses putkas toimus selle juhtimine. Aga et ema lubas mind vahepeal sinna kaasa. Mul oli mingi umbes 120 megabaidine mälupulk. Emal oli tähendab siis. Ja ma sain seal internetist tafonts.com lehe pealt tasuta fonte alla laadida. Tegin seda nagu sadade kaupa. Ja lihtsalt selle eesmärgiga, et need oma koduarvutis avada, kus ei olnud internetti. Aga neid siis Wordis kuidagi testida ja vaadata, et kui vahvaid erineva kujuga tähti saab teha ja lihtsalt hästi võlu oli see, kuivõrd erinevalt võib ühte sama tähte kujutada ja ikka inimesed saavad aru, millega on tegu. Et sarnane mängulisus köidab mind siiamaani. Tollel hetkel ma ei taibanud üldse, et Jaaniuss. Jaaniuss tõesti. Oh my god, see on ikkagi tõsi, et nad pole ainult jaaniööl. Täiesti helendab. No nii, markeeritud on see hetk tekstis ja mina murran angervaksa õie. Nii, jätka. Tunned ära taimi. Mitte just väga palju. Tähti tunned taimi, ma saan õpetada. Jah. Aga et jah, sarnane huvi käivitab mind siiamaani professionaalsel levelil. Tollel ajal ma ei teadnud graafilise disaineri erialast midagi. Ja seda peaaegu, et gümnaasiumini välja. Aga mis aeg see oli, kui sa seal katlamajas neid fonte alla laadisid? See võis olla aastal 2005 umbes. Võib-olla isegi, võib-olla veidi varem siia-sinna. Ehk et sa olid siis mingi 12. 5. klass, jah. See arvutamine on ka veits. Jah. No see oli täpselt see aeg, miks mina nagu seda otseselt näinud ei ole, et ma olin pesast välja lennanud ja sina olid jäänud emaga. Et me oleme neid mõningaid lugusid erinevate teemade kaupa ju kokku pannud, et kuidas sina toona mingit olukorda nägid ja kuidas mina. Mul on hästi huvitav alati kuulda. Ma ei teadnud midagi mingist mälupulgast ja fontide allalaadimisest. Samas ma mäletan umbes samast ajast seda, kui sina tõid veel Kundasse koju mingid CD-sid, kus oli siis kuskilt mingit muusikat tõmmatud, et nagu ja mingid siuksed me vist nagu tõesti väga palju siis koos aega ei veetnud, aga mingid sinu toodud plaadid olid ka siis sellel hetkel päris olulised. Aga ikkagi, et kui siis läks nagu selle valiku tegemiseks, et peab midagi õppima minema, mis siis laual olid, et ja kuidas see nagu läks ikkagi sealt edasi? No veidi juba algul mainisin seda spordivigastuste asja, et ma olin pikalt
harrastanud kergejõustikku ja kõrvalt natukene ka muid alasid, võrkpalli, natuke jalgpalli. Aga et juhtus nii, et ma ei tegelenud tõenäoliselt piisavalt treeningute järgse taastumisega ja hakkasid korduma erinevad vigastused, mis ei lubanud siis mul enam mõelda sellele, et saada päris nagu sportlaseks, elukutseliseks. Aga see oli mingi reaalne unistus? Seal oli mingi, ma arvan, et ma lihtsalt ühel hetkel nagu nägin ka seda, et sellisel kujul pühendumust minust siiski ei olnud, et nagu võib-olla kogu mu spordi tegemine oligi kuidagi natukene valedel põhimõtetel baseeruv või kuidagi, et ikkagi liiga palju võrdlesin võib-olla teistega ja kuidagi, et suurimaks võitluseks oleks pidanud pidama nagu iseendaga võistlemist ja nagu, aga et mingil määral ei osanud ma seda. Auto, vau. Tihe liiklus täna küll on. Ja. Lasen mööda. Kas sa mäletad, kui siin olid naabritel Suurekivil kanad ja? Seda ma veidi mäletan, jah. Ja siin olid ka need, ma ei mäleta notsusid, kas oli üks või midagi, no mitte palju. Aga ma mäletan seda, et tehti neid seakartuleid, keedeti mingisuguste tangude või millegagi koos ja see oli siuke S-tähe kujuline, ma ei tea, searaud vist ei ole sõnaga, mingi tampimiseks. Oli jah, mingi raud. Kapsaraud, noh. Jah. Searaud. Searaud kõlab veits vägivaldselt, aga nagu see tampimiseks see asi ja ma mäletan, kuidas me teiste külalastega ampsasime neid kartuleid sealt selle puidust tünni seest ja neil oli kuidagi nagu võib-olla see, et need olid mõeldud loomadele, mitte meile, aga nagu midagi oli, see keelatud vilja nagu maitsvus oli seal nii juures, et täiega, see oli midagi nagu, mis mulle tohutult meeldis. Yeah. Aga siis sind veel ei olnud, ma arvan, et ma olin 5 või 6. Yeah. Aga spordi mõttes, et valed eesmärgid ja oleks pidanud võib-olla endaga nii-öelda võistlema või nagu... ja samas nagu kuidagi, et ei olnud minus piisavalt oskust neid vigastusi kõige targemalt nagu välja ravida ka. Võib-olla ei leidnud sihukest nõuandjat ja et kõik see nagu pani mind sellise fakti, et nüüd tuleb leida mingi muu väljund või mõelda mingi muu elukutse peale, et ega jah, mingi sportlase amet, see oleks olnud ka sihuke üürike. Aga isegi kui sa mõtled selle spordiaja peale, käisid Rakvere Reaalgümnaasiumis, siis see tüüp, keda mina mäletan ikkagi, sa ütlesid, kui sa alustasid vastust, sa ütlesid, et põhikooli ajast mäletad sa nagu seda, siis minu jaoks ikkagi nagu väike vend ikkagi on nagu kuidagi sealt põhikooli algklasside viimased klassid või kuidagi põhikooli esimesed klassid, kes nagu kuidagi midagi kogu aeg nagu nokitses või joonistas või nagu et pildid, mida sa joonistasid alguses kas maha või vaatasid kõrvalt või siis nagu mingi need Taadul oli ju see põletamismasin on ju. Just. Et mingi see teema oli nagu kogu aeg. Ja ütleme nii, et kõik see siis meenuski mul
sellel hetkel. Et aga et mida ma siis olen siin spordi kõrvalt teinud ja need asjad olidki siis kuidagi seotud tihti kirjakunstiga. Ja tihti lausa nii, et mitte kopeerides, vaid et kohe püüdes nagu otsida mingit oma lähenemist, oma mingit stiili, mis ei ole siis kuidagi ajalooliselt välja arenenud, vaid kuidagi kogemuslikult, küllalt nagu lapselikult, aga et midagi, küllalt nagu mingit ambitsiooni oli seal sees. Ja tihti, kui mahusse ka jõudsin, et siis pigem nagu julgustati või nagu, et anti aega siis kuidagi puidu sisse kõrvetada silte ja siis need pandi ka kuhugi külasündmustele nagu välja. Ja see juba oli siuke nagu boonus ja tõesti nagu tohutu innustus, et ja nad lausa nagu kasutavad seda nagu, et see on nagu mingi päris asi, mingi. Mina isegi nagu mäletan mingit siukest asja, et kui ma veel ei olnud gümnaasiumit lõpetanud, aga et kuna siin oli see pidev rohimisorjus on ju, et siis ja sa pidid ka mingit tööasju seal tegema, aga et siis sa said nagu varem ära, sellepärast et sa pidid tegema mingit silti või nii. Ja siis ma olin veits ikkagi umbes, et okei, et nagu ma võiks ka midagi siukest teha, aga miks ma rohima pean? Mis nagu, täna me oleme sellest ka sinuga palju rääkinud, et ei olegi nagu mingit kadedust üksteise vahel või mingit siukest asja, aga toona lihtsalt see laps minus tundis nagu seda justkui vahe tegemist, on ju. Aga kui ma tagantjärgi mõtlen, siis see on nii ilus, et ma ka tunnen, et meie pere on toetanud sinu nagu seda teed kuidagi, võib-olla isegi alateadlikult. Et sest Aadu meil ka ju oli ikkagi siuke kunstisoonega ja ta tegi ju linoollõiget ja seda aega mina ei ole nagu näinud, kui tema veel linoollõiget tegi, aga jah, need mälestused teiste juttudest on vähemalt nagu tagantjärgi andnud ka kinnitust, et see ei ole kuidagi nagu hästi kuidagi järsku meie peres kuidagi minus väljendunud, vaid et tegelikult ka vanaema on ju. See oli siiditrükki. Jah, vimpleid kujundanud ja et sisuliselt on olnud nemad ikkagi meie peres nagu need esimesed selle ameti pidajad, mis siis, et kas siis hobi või nagu hobi korras või siis nagu kuidagi entusiasmist, et minul lihtsalt, mina sattusin elama sel ajal, kui oli perel juba võimalik mind toetada ülikooli õpingutel, et jah. Aga nagu, kui me Nanaga oleme sellest niimoodi natuke rääkinud, siis nad ei teinud ju mingit nagu graafilist disaini või nagu, et see oli lihtsalt kuidagi vaja ära teha ja siis oli need numbrid või vimplid oli vaja ära teha ja ühtlasi oli vaja nii-öelda need kujundid või info sinna peale paigutada. Ehk et nad tegid seda nagu olude sunnil. Ja tihti, üha rohkem saangi aru, et disain pigem nagu juhtub. Et need on nagu vahel siuksed olukorrad, kus sa oskad seda nautida, et sul on võib-olla vähe aega või nagu vähe võimalusi variatsiooni otsimiseks või nagu kõige parema lahenduse leidmiseks. Aga vahel disainerina nagu ma ise ka vajan mingeid selliseid tähtaegasid. Ja. Sa oled muidu seda teed mööda randa kõndinud või? Ja siit kaudu tihti siis, kui Marelle juures külas käigin siin. Et see on nende kodurand. Okei, Marelle oli siis mu klassiõde. Ja ma mäletan, teist on nii palju fotosid lapsena koos. Et ma mõtlen, et täpselt seda mööda ma ei olegi kõndinud.
sest mina olen sealt nagu Suurekivilt kõndinud randa ja praegu see kohin tuleb mul ka täiega klappidesse. Aga kui sa edasi kuidagi mõtled selle peale, et ma ei tea, said ülikooli sisse või mis see sinu jaoks kuidagi see graafiline disain on ja kuidas sellest graafilisest disainist ikkagi nende tähtede juurde, sest et ilma hinnanguta, need tähed, see ikkagi nagu sinus peab olema mingi nagu geek või mingi nagu täielik fanatt, sest et ühe fondi tegemine on täiesti mingisugune aastatepikkune nokitsemine või midagi sükast. Et kes see viitsib ühte A-d nagu nii kaua mudida? Või mis värk sellega on? Kuidas või? Sa ütlesid praegu päris täpselt, et ühte A-d mudida. A-täht ongi tihti väike A-täht. Tihti see, millega nähakse algul väga palju vaeva, et siis nagu tähestiku karakter paika saada juba. Sest seal on nii palju mingeid erinevaid vorme, mis indikeerivad siis teiste tähtede vormikeele. Ei tea, ütleme nii, et kui ma hakkasin õppima graafilist disaini, siis üsna varakult tajusin seda, et fontide otsimine on lihtsalt üks kõige tüütum ajakasutus ja tihti lõpeb see suure kompromissiga, sest ei leia lihtsalt seda vaimusilmas ette kujutatud. Ja õnneks sattusid meid koolis juhendama välismaalt kutsutud lektorid, kes siis suutsid äratada meis minus ja veel ühes kursavennas sellise tugeva tunde, et tuleb valida see rada, et saaks olla piisavalt disaini ülesandele adapteeruv või nagu, et anda endast nagu parim. Lihtsalt see tuligi lihtsalt sellest, et tõesti, kui ma midagi kujundan, siis ma tahan anda endast parima. Ja kui mul on võimalik disaini mõjutada juba tähe tasandil, siis see on peaaegu maksimaalne potentsiaali kasutamine. Täht ühikuna on just see tasand, alates millest olen ma nagu võib-olla suuteline sekkuma mõistetaval moel. Et minus ei ole väga palju mingit sükest kodeerijat või sellist erilist tehnilist taipu võib-olla, aga täht ise on niivõrd visuaalne, mingisugune abstraktne märgistik, märgikeel, mille printsiibid on ju kujunenud aastatuhandete jooksul ja tohutult muutunud selle aja jooksul. Mis siis ongi minu jaoks kõige parem tõestus, et see fondimaailm, kirjakunst on endiselt pidevalt arengus ja ma tahan olla selle arengu eesotsas mingil määral siis näidata, et see mäng ei ole läbi, näidata, et see tegelikult on lõputu mäng ja mingil määral ka kindlasti võistlus, sest tänapäeval on see suuresti äri
fondid on tooted, mida müüakse digitaalsel kujul. Ja konkurents on üha suurem, sest arvutiprogrammides fontide loomine muutub üha lihtsamaks, aga seda olulisemaks muutub mu meelest see visuaalne areng või nagu seda rohkem rakenduvad mingisugused potentsiaalid, mida on möödunud sajanditel eiratud. Ja ma tean, et neid potentsiaale on palju. Näiteks? Need potentsiaalid ei rakendunud puhtalt sellepärast, et tootmine oli kallis ja aeglane, kui näiteks tähti tuli teha metallist. Ja see oli pikaldane käsitöö, nõudis tohutut meisterlikkust. Nüüd justkui sellist meisterlikkust käsitöölisel moel ei ole tarvis ja esteetiliselt on kuidagi ka, ma arvan, et ühiskond jõudnud sinna faasi, kus ei välistata enam kõiki neid võimalikkusi seal selles mängus. Ma ei oskagi võib-olla täpsemalt, kuidas veel täpsemalt öelda. Ütleme nii, et need on nagu palju loetavusega seotud potentsiaale. Et seda nii-öelda viia ekstreemsuseni. Ja kuna katsetamine on ka nüüd kiirem arvutis, siis see lubab, annab võimaluse kummalisemateks ekslemisteks, otsinguteks, mis üldiselt nagu, ma ise usun, et nagu kannavad vilja. Et võib-olla ongi jah, et keeruliseks läheb asi siis, et kui tuleb hakata otsima selliseid, et saada aru, et millise ideega siis nagu oleks väärt edasi minna ärilisel moel. Et hästi lihtne on sattuda mingisugusesse ringi, kus sa lihtsalt nagu otsid ja naudid seda protsessi, aga et lõpuks on see niivõrd ajakulukas ja kui väga mingid sellised praktilisi otsuseid õigel hetkel ei langeta, siis võib kiirelt nagu toss välja minna. Et see on nagu siuke pingeline eriala iseenesest. Palju peab uskuma endasse, jah. Kas tähedisain on kunst või semiootika või midagi kolmandat? Ma tahan seda kõike siduda, vähemalt enda praktikas. Ma arvan, et see on üha rohkem kunst. Ma vähemalt püüdlen selle suunas. Võib-olla ei oskagi täpsemalt sellist asja defineerida. Ma küsin peale, et kas tähed on vorm või sisu? Mõlemat, aga ma tahan, et see oleks nagu siuke kontekstiga tugevalt seotud. Et see oli see ka peamine põhjus,
miks olemasolevate fontide seast selle sobiva leidmine ei tulnud nagu enam kõne alla. Et ma näen nii palju võimalusi, kuidas saaks graafiline disain olla kaasavam, elavam kui disainistuudiod, agentuurid teaksid, et on olemas siuksed tüübid, kes käppelt on valmis kaasa mõtlema ja toetama ükskõik millise disainiprojekti kirjakeelt, visuaalset keelt tekstilisest küljest, sest jah, visuaalne identiteet tihti koosneb siis tekstide ja piltide kõrvutamisest. Ja tihti on ka tegu üksnes tekstiga, mis peaks andma edasi kellegi häält, kellegi kõnepruuki ja kõike seda on võimalik siis tähedisaineri kaasamisel välja arendada. Sa tead, et ma olen hästi iluusku, aga ilu on midagi sellist, mida saab väga mitut moodi defineerida, et meil sinuga on ka mingites hetkedes ilu maitse definitsioon, kirjeldus erinev. Me oleme sellest rääkinud. Keeran veel peale ja küsin, et mis tundeid või mõtteid see tekitab, et kui ma nimetan fonti või kirjastiili tooteks, millega sa oled nagu, ma ei tea, mitu aastat kuidagi tegelenud, on ju. Ja siis on see hetk, kus sa nagu annad selle justkui ära ja hakkab oma elu elama. Ja siis sul on kuidagi oma ilu sinna sisse kodeeritud või sa oled oma vaimusilmas näinud seda, kuhu ta sobitub või mida ta teeb, on ju. Ja kui need tähed, mida sa oled nii kaua ööd ja päevad mudinud ja pole näiteks oma armsa kaaslasega saanud koos olla, sest et sa mudid mingit kõhhi või ütled emale, et ei, ma ikka ei saa maale tulla, sest et nagu siin on see, sa ei ütle, aga see õõlook on lihtsalt ei tule tasakaalu või nagu midagi on seal nagu teine. Et sa teed need tähed valmis, on ju, annad need niimoodi justkui vabaks, on ju, või müüd. Ja näiteks sa oled mõelnud, et nende tähtedega võiks rääkida näiteks mingis sellises armastuse keeles, et mida kirjeldaks näiteks lause, et elu, sa oled ilus. Aga siis keegi kirjutab nende samade tähtedega situ pihku ahv. Et kuidas see nagu, mis see tähendab, mis tundeid see tekitab või see on paratamatu, me ei peagi edasi rääkima? Ei, see on nagu siuke, ma arvan, et nagu praktilises elus olen juba nende momentidega kokku puutunud ja need on olnud lihtsalt koomilised, samas ka vaimustavad, samas inspireerivad. Samas on see vahel tähendanud ka seda, et minu autoriõigus on rikutud, sest on kasutatud minu kujundatud fonti, mis ei ole antud avalikku kasutusse. Aga kuidas see kätte on saadud siis? Ma ei tea. Tõenäoliselt kuidagi internetist tolle päris kliendi kodulehelt varastatuna. Ja siis on see sattunud näiteks auto küljele ja mingi siukses kummalises lauses. See lause ise konkreetselt ei tule meelde mulle, aga see oli midagi lehmadega seotud. Ja see font oli Tallinn Music kõigi font. Ja,
noh jah, et nagu ikkagi ma ei ole olnud veel selles olukorras või ei ole ennast pannud sellesse olukorda, kus ma vabatahtlikult annan enda kujundatud kirjatüübi nagu vabasse kasutusse või nagu pannud seda niimoodi müüki, et kõik võivad seda soetada. Aga see aeg on varsti käes, kui me siis oma sõbraga paneme püsti siukse kirjatüübikoja, kus siis hakkame enda loodud fontidega avalikkusele müüma. Ja ma arvan, et ma olen nagu sisuliselt valmis selleks, aga paljud fondid samas ka sinna müüki ei lähe, mille puhul ma näen, et need peavad ootama sahtlis veidi mingit konkreetset kutset, konkreetset minu jaoks sobivat konteksti, kus ma tahan teda näha. Ja ma pigem ei kipu nendega kuskil lihtsalt nagu lehvitama või nagu tutvustama, aga et eks näis, millal ma siis arvan, et peaks neid kellelegi näitama või esitlema. Kui nüüd veel üks teema, mis mul tuli üles, mida ma ka olen kunagi niimoodi põgusalt arutanud, et see on natuke sihuke eksistentsiaalne küsimus, et kui palju maailmal üldse on vaja sihukest tegelast, kes teeb tähti, et kas ei ole nagu täispohhu kuidas kirjutada, millise käekirjaga, milliste tähtedega, sest et nagu sisu on oluline või kõik saab öeldud ja nagu ma ei tea, vaalad vajavad päästmist ja inimesed vajavad päästmist ja maakera vajab päästmist. Et kui nagu oluline amet see on või kui palju sa selle peale mõtled üldse? Ja sellele võib nagu mitmeti vastata, aga ma arvan, et ja ma ei vähenda sind, on ju, vaid lihtsalt. Et ma arvan, et see on siuke ühelt poolt võib-olla disainerina nagu siuke teadlikuna, võib-olla ületeadlikuna satud nagu siuksesse lõksu, aga et minu väide ja nagu reaalne arusaam on see, et kõik need kirjatüübid, mis on tehtud ja mida on kasutatud juba teatud kontekstides, võib-olla ka üle kasutatud mingites kontekstides, siis see kinnitub nende kirjatüüpide külge mingil määral taagana. Vahel võib see olla ka nagu positiivne mõju, aga sellel on mõju, et kuidas mingit kirjatüüpi on varem kasutatud ja siis, kui tuleb keegi väga õilsate plaanidega suurt asja ajama ja kasutab just nimelt siis mingit sihukest fonti, mis on võib-olla töötanud täiesti vastupidiste eesmärkide saavutamiseks, siis see võib tekitada mingit negatiivset mõju või no see efekt, mille poole on püüdleb siis kõige õilsamate ideedega liikumine, siis see võib olla palju väiksem. Ja teisalt tõepoolest fontide kujundamine on väga palju seotud ka mingisuguse kõrgmoega äkki. See on suht siuke luksuskaup. Ja inimesed miskipärast nagu vajavad vaheldust ja muutust ja luksuskaupa. Tihti neile lihtsalt ei kõlba see, mis on juba saadaval. Kas sa siis tunned, et sa oled pigem nagu kellegi teenistuses või ei ole pigem.
ja kõik, ma arvan, et need siuksed arusaamise momendid tõenäoliselt on alles veel ees, et kus võib juhtuda, et ma ei ole nõus mingite kasutusviisidega. See kõik oleks mul võimalik minu fontide kasutustingimustesse üles kirjutada. See on eriti tähtis osa ka nüüd enne firma püstipanemist välja selgitada, et kuidas sõnaliselt väljendada seda, et millises kasutusviisis ma ei luba oma fonte kasutada. Millise profiiliga kompaniid näiteks ei saa õigust minu fonti kasutada. Või kui seda teevad, siis tuleb pahandus. Tunned nagu, kui kuum on see õhk või? Nagu täiesti, see on vist ebamaine, me oleme nüüd mingi troopika siin praegu. Me plaanisime läbi mere tulla, aga me ei saanud läbi sellest pilliroost. Siis pöörasime otsa tagasi ja nüüd me oleme tee peal, külatee peal, mis viib meie vanaema majani. Ja järsku see tuul, mida te kuulsite mikrofoniga, lihtsalt on nii palav, siuke lämbe tuul. Me mõlemad vaatasime otsa üksteisele. Ja see, mis ma märkan praegu, kui me kõnnime kodu poole tagasi, et see mahu logo, see sinine ja oranž on täpselt see vaatepilt, mida me praegu näeme. See meri on nagu täpselt see sinine ja taevas on täpselt see oranž. Täpselt, tõepoolest. Ma ei ole varem tähendanud seda. Ma ei ole ka kunagi seda varem näinud, mul on külmatäpid praegu. Sa oled välismaal õppinud aastaid. Kas ma tunnen, et sa ei mõtlegi nii, et nii on parem või nii on halvem või, aga kas Eestis on hea seda teha, mis sa teed, sest et seesama luksuskaup tähed on kallis kraam ja nii-öelda tänapäeval me kõik teeme globaalselt tööd, on ju, aga nagu Eestis on protsentuaalselt palju vähem kliente sellisele kaubale. Või sa tunned, et Eesti on nagu mingitel põhjustel väga, väga hea koht sellise töö tegemiseks? Ma usun, et see on väga hea koht. Välismaal õppinuna Šveitsis, Lausanne'is, siis tajusin seda, et seal Kesk-Euroopa pool kuidagi lähenetakse küllalt standardsust on minus väga vähe. Võib-olla see tulenebki sellest, et kus ma pärit olen. Ja samas mulle tundus ka, et seal Kesk-Euroopa pool on vähem sellist materjali, mis oleks läbi töötamata. Ja see kirjakunsti varamu, mis meil siin Ida-Euroopa pool on, mis siis, et see võib olla osaliselt kopeeritud iidolitelt läänemaailmast, aga mingi kummaliste nihetega, mida mina näen nagu kindlasti tugevustena. Ja samas mulle tundub, et sellistest asjadest, selliste nihete potentsiaalidest pole seal lääne pool veel hästi aru saadud, et siis ma pean seda tohutuks eeliseks ja võib-olla tõesti nagu siin koha peal on keeruline kliente leida, aga eesmärk ei olegi olnud siin üksnes Eesti klientidele nagu kuidagi oma äri rajada, vaid kõik see toimub veebis
ja publik on üle maailma. Eestis on tõesti Need kajakad tõesti nagu piiravad meid. Just mõtlen, kus nad tahavad pikeerida. ma ei tea, ma ei saa aru praegu. Nende tähelepanu oleme saanud küll. Et ja Eestis on hea kuskil niimoodi vaikselt nurgas nokitseda ja siis ühel hetkel midagi letti lüüa. Mis sa nende nihete all silmas pead? Idabloki nihked? Jaa. Võib-olla need on nagu näiteks möödunud sajandi okupatsioonivõimust tulenevad mingid traumaatilised nihked, et kultuur ei ole saanud areneda kõige vabamal moel. Kõik see kajastub ka kirjakunstis. Tollal kohatine alaväärsus. Võib-olla need disainerid siiamaani mõtlevad, et kes tollal töötasid, et nende töö oli kehvem mingil määral tehnilise võimekuse poolest, mis ei lubanud täit täpsust kuidagi saavutada tähtede kurvitehnikates näiteks. Aga et just nendes peentes erinevustes näen ma sellist potentsiaali või nagu põhimõtteliselt ma tahan nagu tõestada, et see alaväärsustunne oli alusetu. Et hästi palju potentsiaali, mis seal oli, vajaks rakendamist ja esile toomist. Nii kaua, kui ma mäletan või olen nendele hetkedele peale sattunud, siis sa oled ka hullult igast tähtede, graafika, fontidega seotud ajaloolist manti kokku ajanud. Mis värk sellega on? No natuke on seal nagu mingit juhust. See on ikka mingi ajaloohuvi on ka tegelikult mul pikalt olnud, et kui nüüd nagu meenutada, siis ikka gümnaasiumis oli ka ajalugu mul siuke üks põhilisi lemmiktunde ja mul on lihtsalt väga hea meel, millisel moel see minu praeguses tegevuses kuidagi kõik need huvid kuidagi on kokku tulnud ja nagu leiavad mingi oma viisi, milles nagu väljenduda seal. Ja sobrada mulle meeldib küll mingites igasugu vanades materjalides, mis nagu tihtilugu siis tähendab seda, et kui kuskil mingi võib-olla põneva sisuga raamatu kätte saan, siis võib-olla ma selle lugemiseni ei jõuagi, vaid et ainult tähtede vaatamiseni. Sõnadeni nagu võib-olla ei jõuagi, jah. See on päris hea lause, sest võiks kuidagi selle episoodi pealkirja vormida, et ei loegi, aga vaatan sõnu või tähti. Jah. Aga kindlasti kuulavad seda episoodi mingid inimesed, kes teavad sinu tegemistest ja olemasolust ka ja võib-olla nad ei olegi varem meie podcasti kuulanud ja jõuavad just seetõttu siia, et Aimur läks õega vestlema. Aga nagu kindlasti kuulavad seda mingid inimesed, kes on meid varem kuulanud, aga võib-olla mingisugused kirjatüübi fondimaailma peale sellisel moel pole kunagi mõelnud. Et kas on üldse olemas mingit soovitust heas mõttes
lihtsale inimesele, kes võib-olla tähti nii kriitilise või nii armastava pilguga, nagu sina vaatad, ei vaata, kuidagi nagu midagi, mida tähele panna või nagu kuidas, ma isegi ei tea, kuidas valida või nagu, et kui nad nüüd selle episoodi ära kuulavad, on ju, ma kujutan ette, et mingi inimene vaatab niisuguse pilguga, et keegi on seda tükk aega mudinud, on ju. Aga mida üldse ja, et esimest korda võib-olla mõtleb, et nagu keegi pidi selle ju kujundama. Ja, et selle taga on olnud mingi inimene või palju inimesi lausa. Ja mis soovitusi, mis kui palju see tavainimene vajab mingit teadlikkust sellel teemal? Ja hea võib-olla on mingil määral, et kui on lähedalt võtta keegi nõuandja, kellel on mingisugune kogemus vähemalt graafikadisainiga. Aga tihti pole ka selle eriala esindajatel selliseid sügavuti minevaid taustateadmisi või mingid konteksti või ajaloolisi teadmisi, mis aitaks sõbral siis teha mingit sobivat valikut. Aga teisalt jällegi, et see on juba nagu suuresti nagu ülemõtlemine, et ma arvan, et ikka tihti juhtub seda, et mina leian ka inspiratsiooni mingitest nii-öelda kõige kummalisematest kasutusviisidest, ootamatustest. Ja need juhtuvad just inimeste poolt, kes ei ole kujundusmaailmaga väga lähedalt seotud, aga et on sattunud mingit kujundustööd tegema. Et ma oleks kurb, kui ma enam selliseid asju enam ei näeks enda ümber. Et kui kõik olekski liiga koolitatud või kunsitud. Jah, et ma arvan, et hästi vahva on see, kui need, kes tahavad, püüdlevad suurema teadlikkuse poole ja otsivad mingit abi ja need, kes ei taha või ei oska, siis nende tegevusest ei lähe maailm kindlasti katki. et see eriala on nagu suhteliselt siuke ohutu mänguväli. Tunnetuslikult nagu väga vajalik ja pidevalt arenev, aga midagi väga valesti teha on seal ülimalt raske. Põnev siuke vasturääkivus, et kui ma ise nagu püüan nagu otsida seda kõige õigemat, et siis on samal hetkel ka tunne, et midagi ei saa valesti minna. Ja et justkui liiga palju sellist lähenemist, mis mul on, laialdaselt ei olegi vaja. Kas see oli mingi avastus, mis praegu tekkis? Pigem mitte. Ma lootsin. Kuule, kui sa nii palju aega oma elus paned tähtede alla magama ja siis see peab üks eriline suhe olema. Kas see on kuidagi õpetanud muudes suhetes ka midagi, mida sa oled tähtedelt õppinud? Ma ei teagi, kumba pidi see on, aga see on mingi siuke, et ikkagi, et nagu kuidagi
millegi väljaütlemiseni jõudmiseks võtan ma nagu suhteliselt palju nagu hoogu või aega. Et ma ei teagi, kas see oli enne, kui ma jõudsin tähtede kujundamiseni või siis vastupidi. Aga et tõepoolest ma nagu ei kipu kiirustama millegi väljaütlemisega, millegi suurelt esile toomisega. Enne kui ma olen ikkagi tahaks selle angervaks jooksma, mis ma murdsin meie jalutuskäigu alguses, tahaks seda kuuma vette panna ja lunksata. Me saame seda teha. Saame teha ja no vaata taevasse. Ma näen seal ühte tähte. Ma näen ka ühte tähte, aga nüüd ise sobiva fondiga sinna tähti juurde joonistada. Ma ütlen sulle, kuidas need kõlavad. Et kallis venna, ma täiega armastan sind. Ja nii kihvt on see, kui erinevad me oleme ja kuidagi ise õpin nii hullult aktsepteerimist, just nagu erinevuste aktsepteerimist. Ma tunnen, et iga päevaga leian selles mingit uut ilu, mida ma võib-olla varem pole osanud leida. Ja mul on sinult ka olnud nii palju õppida elu jooksul. Ja aitäh selle usalduse eest, et see jalutuskäik salvestada. Täiega imetlen sind ja ma arvan, et ma olen üks suurimaid fänne, selliseid, kes mitte nagu pimesi fänne, aga ma vist nii usun sinusse. Ma arvan, ma vahel usun sinusse rohkem kui sa ise. Ja olen nii valmis mingitel hetkedel selleks, et sind kuidagi ma ei tea, just noogutusega edasi aidata. Nii et one day by day. Just. Tead sulle. Jaa. Mingi sa oled. Teeme teed.